Sel nädalal tähistab staabi- ja sidepataljon oma 98. aastapäeva. Nädala jooksul on pataljonis toimunud palju erinevaid üritusi. Esmaspäeval jagas pataljoni ülem kolonelleitnant Rene Innos kätte uued auastmetunnused ja ergutas tublimaid. Pataljonil käisid külas Liivamäe lasteaia lapsed, kes andsid suurepärase kontserdi. Liivamäe lasteaed on staabi- ja sidepataljoni sõber olnud juba 12 aastat, kuid nädalasse on mahtunud ka palju muid üritusi. Peale seda oli pidulik lõuna allüksuste juhtkondade ja pataljoni juhtkonnaga ning õhtupoole oli sõdurite näidendid, kus nad näitasid oma igapäevaelu huumori vaatevinklist. Ning õhtu lõppes meil tõrvikujooksuga, mis on taas loodud traditsioon staabi- ja sidepataljonis, kus ajateenijad panevad oma võistkonnad kokku ja läbivad mingi distantsaja peale tõrvikutega. Üheks tähtsamaks päevaks osutus lahtiste uste päev, kus uksed avati pea 400 külalisele, kellele näidati lahkelt sõduri tehnikat ja varustust. Meid külastab 391 õpilast erinevatest koolidest üle Eesti ja neile antakse võimalus näha ajateenija sõduri varustust, relvastust, millega kokku puutume. Samamoodi tehakse või antakse ülevaade tehnikast, neil on võimalus tehnikas ise istuda, näppida nuppe, proovida, kuidas see tunne on. Ja samamoodi näidatakse sidevahendeid, millega me tegeleme. 21. novembril 1918, veidi vähem kui nädal pärast Eesti Kaitseväe loomist, rajati staabi toetuseks ja sidetööde tarbeks lahinguväljal staabi- ja sidepataljon. Pataljon taas loodi 29. oktoobril 1993. aastal. Staabi- ja sidepataljoni ülesanne rahutingimustes on tagada üleriigiliselt Kaitseväe peastaabi, väeosade ja Kaitseliidu vaheline side ning oma alluvusse kuuluvate sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine. Meil läheb väga hästi, et igav ei ole, tööd on palju ja sõduriteenistus on ka täidetud igapäevaselt, et ei tohiks keegi nuriseda.